Tere õhtust, head suusasõbrad, tere tulemast taas kord Suusaakadeemiasse. Täna on 15. detsember ning 2 kuud jääb siis 52. Tartu maratoni alguseni. Täna on meil käimas siis 5. vestlusõhtu, kus olen külla kutsunud Kaupo Tammemäe. Kaupo, kes on siis Eesti murdmaasuusakoondise hooldemees. Tere õhtust, Kaupo! Tere, Vahur! Vastab tõele. Olen teist hooaega Eesti koondise juures määrimas, aga suuski olen määrinud ikkagi pikemalt ja selle keskkonna sees üles kasvanud. Sealt esimene innustus võib-olla pärineb visutehase Tšehhide vahelt, et kus väikse poisina sai ka, ma ei mäleta täpselt, mis põhjustel, ju seal mingit suuski käidi valimas seda protsessi näha, kuidas neid tehti ja sealt on see huvi nagu pärit. Ja Tartu maraton ei ole kindlasti ka sulle võõras, et oled, usun, et isegi läbi sõitnud ja korduvalt võitjatele suuski määrinud. Ja olen Tartu maratoni läbi sõitnud, ka võitjatele suuski määrinud 2 korda ja ka siis, kuidas siis öelda, igapäevane tööandja, et viimased aastad, kui enam ise sõita pole saanud, siis olen ametis olnud selle ürituse korraldamisega, nii et igati kodus tänase teemaga. Igati õige mees meil täna tulema rääkima suusa määrimisest, aga enne kui me jõuame suuskade hoolduse juurde, võib-olla meil siin on täna ka stuudiopublik, kes võib otse meile ka küsimustega rikastada tänast vestlusõhtut. Jõuame ikkagi kõigepealt selleni, et kuidas suuski valida, et mis parameetritest lähtuvalt lihtsustame täna seda teemat, et võtame klassikatehnika. Tartu maraton on ka nüüd vabatehnikas sõidetav, küll aga täna meie siis keskendume, et kui tahaksin minna ja peaksin valima endale klassikasuusa, siis mina, kes ma olen, ütleme, 1,86 m pikk ja 83 kilo, millest lähtuvalt ma võiksin endale suuska valida? No esimene soovitus oleks ikkagi see, et käia spordipoest läbi ja seal on spetsialistid, kes oskavad aidata sind juba nii-öelda täpsemalt. Aga kui sa pead ise valima, otsima järelturult või näed internetist, siis 1,80 m oled pikk, et kõige pikema klassikasuusa sulle ikkagi võtaks, kui sul vähegi suusavalitsemisoskused on, et olenevalt siis tootjast, et on seal kuni 20-ni klassikasuusad, mis siis nii-öelda sellest edasi ei lähe. Et mida pikem, seda tegelikult paremini ta sul libiseb. Et see peab paika, nagu öeldakse, et pikem suusk libiseb paremini. Et ma ei saa seal sulle nagu seda välja öelda, et mitu sentimeetrit see sinust pikem on, et seal selles mõttes... Et mehed sõidavad üle 2 meetri suusaga ja naistel on see natukene alla. Tootjast, jah. Mis veel oluline, et olen kuulnud, et sõbrad käivad siin suusatrennis ja räägivad, neil on kliistrisuusad ja neil on võib-olla mingid mitu paari, et kui mina lähen ühte paari, et mis seal vahet on, et mis teeb klassika, mis eristab erinevaid nii-öelda klassikasuuski, kui siin suusatajad kõnekeeles räägivad? No täna me räägime määrimisest, aga paljud seda määrimist kardavad. Võib-olla esimene valik oleks see, et teha selgeks, et mis tasemel sa suusatad, mis tasemel sa tahad siis maratoni läbida. Et võib-olla sulle hoopis sobib skinsuusk, kus sa siis ei pea nii palju hooldamise või määrimisega tegelema, et sa küll pead neid hooldama, aga sa ei pea määret siia juurde kandma. Et see on mis põhimõttel see on nüüd? Siin on naharibad? Jaa, siin on naharibad, mis ühtepidi haakub, teistpidi libiseb, et täidab seda sama siis efekti, mida sul muidu see pidamismääre teeb, mis lumega haakub, et siin on ainult see karv. Ainult, et sellega võistlustasemel on see, et sa kaotad võistlustasemel natukene kiiruses, libisemises, aga sul on nii-öelda tööpäeva õhtul nagu murevaba minna klassikat sõitma. Et kõigepealt esimene valik on, ma arvan, harrastussuusatajal see, et kumba suusad endale võtab. Kui on juba ikkagi vähe tugevam harrastaja ja aja peale, siis peaks ikkagi vaatama selle klassikasuusa poole, mida tuleb määrida. Ja nüüd, kui sa küsisid mu käest, et mis kliistrisuusk, mis on tahkesuusk, siis väga üldistatult öeldes on see, et kliistrisuusa kulp või määrdepesa on kõrgem kui tahkesuusa oma ja ka paine on siis natukene jäigem, et mis see tähendab siis, et kui sa suusa nii-öelda kätte võtad, kokku surud, et siis see kaar, mis siin on kõhu all, et see on tegelikult, kus kujuneb välja see suusa määrdepesa ja et selle nii-öelda täpset valikut jällegi harrastaja peab
küsima poest ja enda aga põhimõte on see, et kui ma seisan suuskade peale ja minu raskuse all see pesa vajub kokku, siis see suusk ei ole vist mulle sobiv, on ju, et sel juhul kui ta täitsa kokku läheb, jah, et kui sa seda tavalise, kuidas sa seda teed, et siis teed kodus vanakooli paberitestiga, on ju, et 2 jalaga peale seisad ja seal stabiilselt oled, et siis see paber peaks seal all ikkagi mingis ulatuses, kus määrde pesa, siis nii-öelda ongi, et seal ulatuses liikuma. Aga kui ma nüüd paberi näiteks, aga kas, kui hiljem me tuleme määrete juurde ka, et kas kliister on ju selline kleepuvam ja paksemollus, et kas siis paber peaks olema 3 paberit kokku panna või papitükki või mis sõltub, kui paks paber on või sõltub, kui paks papitükk on. Kuidas sina koondise tasemel või kui sa peaksid kiiresti seal kellelegi sportlane tuleb oma uue paariga, et ole hea kaupa, pane mulle nüüd see määrde pikkus siin paika, et kui pikalt ma määrima pean? Kui meil mõõtevahendeid käepärast ei ole, siis tegelikult käib see tunnetuse ja silma järgi, et aga seda nüüd õpetada siin videosilma vahendusel, et selleks peab olema enne päris palju suusapaare käe vahelt läbi käinud ja sul on tekkinud see mingi arusaam ka mõõtepingis neid suuski mõõtes, kus see on. Aga nüüd kui sul on alla millimeetri paksusega paber, on ju, siis jah, kliistrisuusaga, kui sa paned sinna 3 paberit, 4 paberit lausa, siis seal, kus see 4 paberit kinni jääb, et seal on see nii-öelda kliistri ja kui sa tahket paned, et siis võtta sealt 1-2 paberit ära. Ja see jutt käib siis selles mõttes ainult klambrist ettepoole. Et kui ta taha kaugemale liigub, siis taha nii kaugele, kannast kaugemale üldiselt pidamismääret ei pane. Hästi. Aga tuleme nüüd natuke teemasse sisse, et sõbral juhtus niimoodi, et ta käis eelmine aasta sõitmas ja siis tuli suvi ja tal jäi suusk vot sellisesse olekusse, kus on hästi palju tolmu. Siin on kleepuv määre ja meie, et see asi siin praktiline töötoona välja kujuneks, siis said sellise suusa. Mis sa sellega tegema hakkad, et kas sellega saaks kohe nüüd uuesti suusatama minna või mis protseduur ette näeks? See tuleks ikkagi ära puhastada, alustades keskelt pidamismäärdest ja siin on näha, et ilmselt on ka kevadistes oludes sõidetud, et on nii hallid põhjad kui ka päris nii-öelda mustust täis, et kevadine sulav lumi kõik, eriti linnakeskkonnas, et tahmaosakesed, mis iganes lendub, sinna sulalumi püüab selle kinni ja need jäävad siia suusapõhja alla, et see tuleks kõik ikkagi otsast lõpuni puhtaks saada ja uuesti üle määrida. Okei, ma lasen sul varsti seda teha, aga räägime natukene ka tööohutusest ja vahenditest, et sinul on ilus põll ees. Mina olengi põlle ette pannud. Mis töövahendeid sa tegelikult tavaliselt kasutad ja mis oleks mõistlik suusa määrijal olla nii-öelda kodu väikses kohvris olemas, et millega tööle asuda? Kodukasutuses ja eriti kui see igapäevane määrija ei ole, siis põll on tõesti üks kaitsevahend, et mitte oma riideid ära määrida, et nii parafiinide kui pidamismäärde kliistri eest, et on lihtsalt siis ongi see tööpõll ja nühid natukene selle kliistripleki maha puhastusvahendiga, aga et sul nii-öelda kontori või trenniriided jäävad puhtaks, et põll kindad, kindlasti kui juba triikrauaga võistlusmäärdid pulbrid panna, et siis mask võiks olla ja parafiini maha lükates, pulbrit maha lükates ka, et neid peeneid osakesi ikkagi, et siis... Selle juurde me täna veel tuleme, et meil on siin plaanis nii suuski puhastada kui libisemist panna, pidamismäärdeid panna ja kõik need tööprotsessid siin läbi teha. Olgu, põll on sul ees, kindad on sul laual. Asu tööle. Meil on üle suve mustad suusad ja mina tahaks täitsa vaadata, et kuidas siis profid, mis võtteid need kasutavad. Meil on triikraud, meil on puhur on siin, kuuma puhur on olemas ja vaatame, mis töövahenditega me tööle hakkame siis. Selle üle suve olnud kliistrisuusa nüüd selle kliistri puhastamise muudab eriti toredaks see, et sellest kliistrist laustid on välja aurustunud, et ta tegelikult sarnaneb juba rohkem natukene mingile värvile, et ta tuleb veel raskemini alt ära kui nii-öelda kohe puhastatud kliistrisuusk. Et seda kõige lihtsam, meetodid on erinevaid, aga mis mina kasutan ja mis on lihtne, paned siia WC-paberi peale,
ajad selle WC-paberi kas puhuriga või ka triikraud sobib selleks, aga pärast kindlasti siis triikraua põhi puhtaks teha, enne kui sa libisemismäärdeid hakkad sellega määrima. Kas teed triikrauaga niimoodi, et sa näed läbi selle vetsupaberi, et ta sulatab selle kliistri paberi sisse, jah, et ta tuleb sul lihtsamini siit põhjaküljest ära. Võid seda teha triikrauaga, nagu ma ütlesin, võid teha ka seda puhuriga. kas naiste juukse või see föön ka sobib või föön ei anna nii palju kuumust välja? Ta annab tegelikult, kui sa kliistrit tahad maha saada, ta annab sul piisavalt, kui sul muud käepärast ei ole. Et olen ise korduvalt kuskil rendi elamises mökis, kui on olnud kiiruga vaja midagi teha, siis ja föön pole alla või nii-öelda tööstuslik või ehituslik kuumapuhurit pole käepärast olnud, siis sellega saab ära ajada asja, aga sellega on lihtsalt kiirem, mugavam ja tulemus jääb nagu lõpuks ka vähem on vaja hea tulemuse jaoks nii-öelda vaeva näha. Ja protsessis alustad alati pigem pidamismäärde puhastamisest kui see, et sa lähed siia libisemisala juurde? Jah, see on nii-öelda reegel küll. Ja nagu ma ütlesin, et see on juba täitsa nagu kõvaks kivistunud kliister, et kuumutame teda natukene rohkem. Ei ole hullu, see paber sul põlema ära lase, aga kui ta natukene pruuniks läheb, et esimestel kordadel ei ole hullu üldse. Tahtsin küsida, kas siin ongi mingid ohumärke ka, et või midagi valesti teha või tõesti see paber annabki märku? See paber annab sul jah, seda suusapõhja ära ei suleta, et näed, kui ma seda paberit, natuke ikka liigutad, liiga kaua ühe koha peal ei hoia, aga et kui see paber pruuniks läheb, et sellest midagi hullu ei ole, et karta ei ole vaja. Siis on soonekraabits. Lihtsam on, kui sul on näiteks pahtlilabidas või vähe see nii-öelda kõva tallaga ehituslik pahtlilabidas, siis on lihtsam seda, saad ühe korraga kõik ära ja on puhas, et sellega tuleb 2 läbimist siit teha. Lükkad ühe poole soonest ühelt poolt just. Ja lükkad soonest teiselt poolt. Jah, just. Et siin kruntmääretil all on ta vist on ja, et väga lihtsasti tuli praegu ära, juba suusapõhi on... Kleepub küll, on ju? Kleepub, aga selle kleepumise... Selle jaoks on puhastusvahend, mis peab kindlasti olema, kui ise kodus suuskade määrimisi teha, et muidu on pärast käed kõik töövahend. Kas siin on määrdemehena, hooldemehena soovitad ikkagi spetsiaalset määrdeemaldusvahendit? Jah, soovitan, et ei ole vaja hakata eksperimenteerima nende ehituspoe lahustitega, kui sa täpselt ei tea, mis nendega tulemus jääb, et siis tooted on olemas, et tasub võtta see ja... Ma mäletan väikse poisina, ei olnud vist neid väga saada, siis sai seal igasuguseid lakibensiine proovitud, aga ega väga hästi see vist, ma mäletan ikkagi nühkima pidi ja kleepuma jäid ikkagi need suusad. Ja lisaks on seal ka see vahe, et kas see lahusti sisaldab aromaatseid ühendeid või mitte, et suusapuhastusvahendid on selles mõttes lõhnatud ja võimalikult tervisele ohutuks tehtud, vähemalt ma loodan nii. Et tasub ikkagi võtta seda, mis selle jaoks mõeldud on, et autosse ju ka, et võib-olla rapsiõli pealt mootor töötaks, aga sa ju ei pane toiduõli sinna pigem sisse. Ja siis, kui enne ütlesid, et jäi natuke kleepuma, võtad selle puhastusvahendi, puhastad sellega kogu põhja ilusti ära, võib-olla on ka natukene läinud kliistritäppe siia libisemisalale, ei ole hullu, võid ka selle sama määrdepuhastusvahendiga, aga selle siit libisemist ära tahtsin just küsida, et kas see, mis on pidamise eemaldamisvahend, ei pea kartma, et ta siin libisemise ei pea kartma, et sa pärast määrid selle parafiiniga uuesti üle, ja kui me enne rääkisime, et siin suuskadel teeme veel ka libisemisalade pesu, et selleks on eraldi libisemisala puhastusvahend, et kui nii-öelda nende põhiline erinevus, miks me erinevat kasutame, ongi see, et see nii-öelda siis määrdepuhastusvahend, see kuivatab natukene suusapõhja ära, aga libisemisala puhastusvahend, et siia on lisatud lisandeid juurde, et ta ei kuivata seda põhja nii ära, et kui täitsa kuiv põhi on, et siis ta ka ei ole hea. Ja alati tasub siis ka, kui sa seda pidamisala puhastad, et võta korraks see suusk ka puki küljest või kätte, et tee ka küljed puhtaks ja pealt puhtaks, et muidu on see, et mõtlesid, puhastasid küll, lõpetad ära, aga pärast igalt poolt ikka kleepub, et selleks kõik küljed ja terve suusa üle.
kas sa pärast nii-öelda, kui ta märjaks jääb, kuivatad sa eraldi veel mingisuguse paberiga või see ise aurustub ära sealt? See aurustub ise ära, et see ei tee üldse paha, kui sa selle kohe puhta lapiga tõmbad üle, et siis sa saad nii-öelda natukene seda kliistrijääke jääb ikka see, mis sa lahustud, jääb siia pinnale ja kui ta nüüd siin pole korralikult puhtaks saanud, kuivab ära, siis pärast see suusk võib ikka kleepuma jääda, aga kui sa kohe ta puhta lapiga ka üle tõmbad, noh siis sul lihtsalt see tõenäosus, et su suusk pärast kuskilt ei kleepu on, et see on niisugune vastavalt vajadusele, et kui palju see kliister kuskile suusa peale jooksnud on, et aga muidu ta on nüüdseks on juba igalt poolt on need ära aurustunud, see puhastusvahend. No nii, see protsess on meil siin läbitud ja vist ei olnud rohkemaid töövahendeid vaja, oli meil kaabits, puhur saime soojendada selle ülesse ja puhastusvahendiga, määrde eemaldamise vahendiga saime töö tehtud. Mis edasi, mis töövahendid järgnevad nüüd, et kui enam ei kleepu, millega sa jätkad seda tööd? Kas võtad harjad juba kasutusele või tulevad? Kõigepealt võtame libismisala puhastusvahendi ja kanname samamoodi nagu kandsin lapiga peale seda siia pidamisala puhastamiseks. Eriti hea on, kui sul on seda spreipüstoliga siia lasta, aga kodukasutuses ei ole see. Mis kangast või mis see on, mida sa siin kasutad? See on spetsiaalne Swixi Fiberline'i kangas, ta on selline õhuline. Selles mõttes saad sellega kõik puhastusetapid suusal nagu ära teha, et puhastada. Pidamisala puhastamiseks väga hästi sobib ka tavaline WC-paber, aga nüüd pärast parafiini jääke pühkida või nii-öelda suuska üleüldiselt tolmust ja asjast, et siis on see nagu väga hea ja sellega on väga mugav ka neid puhastusvahendid peale kanda. Meil on stuudiost üks küsimus ka, nii et kui me mikrofoni võtame, siis saame siit varsti saame selle küsimuse juurde tulla. No nii. Enne kui me sealt pidamisalalt ära läheme, et kui nüüd selle kliistri asemel on eelmise aasta tahkemääre, et kas see puhastamine käib enam-vähem samamoodi? Jaa, täpselt samamoodi saad ka puhtaks, aga lihtsalt tahkemäärdega see on selline, seda paberit ei ole tegelikult sinna siis vaja isegi peale panna. Et lihtsam on, aga kiirem ja kiirem on ilma, et sa lihtsalt kui on vaja natukene kuumutada, aga tahketmäärast tihti pole isegi vaja mitte kuumutada. Et lükkad kohe pahtilabida või selle tsikliga maha. Ja siis selle, mis siia natukene põhjale jääb, krunt või nii-öelda viimane kile, et selle saad ilusti puhastusvahendiga lahti. Ja tegelikult mul tuli praegu väga lihtsasti see ära, et kui sa oled siia pannud mingi sinise kliistri või krundi alla, siis ta nii lihtsasti ei tule, et ta oli praegu niisuguseks rabedaks läinud, krunt ei olnud, ta tuli nagu tapeet seina pealt ära, et nüüd võib-olla näitan ühe väikse nipi veel, et kui siia jääb see sul ikkagi kleepuma ja sa nii lihtsasti paari hõõrumisega, nagu mina praegu tegin, seda puhtaks ei saa, on see, et niisutad, mina kannan praegu selle lapiga seda, muidu äkki läheb liiga palju korraga siia, aga teed selle korralikult märjaks ja siis kas näpuga natukene aitad lahustada seda, et see lahusti läheb ilusti, imendub sinna siis määrde sisse vahele või teed seda kraabitsaga ringete liigutustega, et saada ilusti see sealt, kuna ka suusapõhi on natuke karestatud, eks ju, et selle pointiga, et see määre seal kinni oleks, sa saad seda ilusti kätte sealt põhja seest. Annad talle natukene rohkem aega lahustumiseks ka ja siis lükkad uuesti puhta lapiga tagu. Protsess on õigesti tehtud siis, kui suusk enam ei kleepu. Et see on see, tulemus, mida sa otsid. Just. Olgu. Suusk ei kleepu enam. Suusk ei kleepu, siis seda ei pea tegema, kui on ilus talv, iga määrimine ei pea seda tegema, kui on puhas lumi. Ja kui on sulav lumi või määrid Tartu maratoniks, tead, et sul kuskil 5 aastat tagasi kasutati veel floorimäärdeid, siis sama protseduuriga saad ka floorijääkidest selle suusa puhtaks ja nii-öelda selles mõttes puhastada oma suusad uueks määrimiseks. Ja see on nüüd see libisemisala puhastusvahend. Glide Wax Cleaner on siis eraldi just libisemisaladele. Et ta lahustab sama hästi või isegi lausa veel paremini ka nii-öelda pidamismäärde jääke, aga nad on selles mõttes eraldi töövahendid. Ja samamoodi teed selle... Ja teed selle oma lappi, niisutad korralikult ära, et sa näed, et
kogu suusapind jääb ikkagi märg, niiske. Selle jaoks nüüd, sellest lihtsalt ei piisa, eriti... Et sa peale kannata? Jah, et peale kannad. Selle jaoks on eraldi siis peenikeste traatharjastega hari. Meie kutsume pesuharjaks seda, et võiks, kui sa oled regulaarsem käia ja kodus määrimisega tegeled, siis sul võiks olla nii-öelda parafiinijääkide puhastamiseks ja suuska pesemiseks eraldi teine traathari veel. Ja eriti hea on, kui ta on peenemate traatidega. Et siuke pehmem traathari selline. Just, et pehmem traathari, siis kui muidu on õpetatud maast ja madalast, et lükkad traatharjaga suusa ninast kanda, et sõidusuunas alati, siis pesemiseks selle pehme traatharjaga parem on ja mitte midagi ei juhtu, kui sa tegelikult juhid sellega edasi-tagasi. Et sa sellega selle suusa põhja jäänud mustuse, mis sul siin on, saad lihtsalt toota paremini pinnale ja lahti. Aga seda sa kindlasti nüüd ei teeks sellise harjaga? Ei, et sa tunned seda juba sellega näpuga ära, et ta tugev traathari on tugev ja edasi-tagasi liigutades, et ta on agressiivne. Aga pehmega ei juhtu, ei ole mingit... Kahte asja ei tohi segi jääda, eks? Jah, et Swixil on need nagu eraldi tähistatud ka, et on fine steel ehk siis peene harjakesega ja teisel on ta siis lihtsalt steel brush. Nii, järgmine tööülesanne on? Võtad puhta lapi ja lükkad sellest nii-öelda, mis sa siia lahti pesid nii-öelda, peale jäi. Puhastad selle ära. Näed, et sul lapp jääb suhteliselt must. Kogu see sodi, mis seal all oli. Nii palju, kui selle protsessi korra kätte said kätte. Ja siis tegelikult võiks see suusk jääda hanguma. Et see lausti veel natukene teeb seal oma tööd. Hanguma tähendab ootele? Jah, ootele kuivab, see lausti jaurab ära. Sa näed seda selle järgi, et suusapõhi muutub selliseks tuhmiks, hallikaks. Siin on juba näha, et täitsa hall on ta. Ja siis, kui sul on juba professionaalsemad töövahendid, mida mina kasutan, mida hooldemehed, et siis nad lasevad selle rotoharjaga üle. Aga kui sul ei ole, siis võtad selle nii-öelda tavalise traatharja, millega sa muidu suuska puhastad parafiini jääkidest. Näitegi traatharjaga näiteks kannaosa, kuidas sa teeksid töövõtetena ja võtame ninaosa näiteks rotoharjaga. Ja siis sellega jällegi ainult ühes suunas, ninast kanda. Hea on, kui sa oma harjale märgid ka noole peale, et sa alati kasutada samas suunas, et siis sul need harjased kuluvad juba nii-öelda ühte suunda, jah, et kui sa nii-öelda vastu karvad ja lükkad, siis ta on samamoodi nagu see suusa põhjal olev karvasuusk on ja ühtepidi ta takistab, teistpidi ta libiseb vabamalt ja see ei ole vaja seda suusa põhja nii-öelda selle agressiivse poolega lükata, et sa isegi võib-olla natukene kahjustad seda pinda. Lükkad 3-4-5 korda mõõduka turvega ja täie jõuga ei ole peale suruda, et sa lihtsalt lühendad oma harja eluiga sellega. Ja rotoharjaga näeks see protsess välja siis? Rotoharjaga näeks see protsess välja selles mõttes loogika on sama, aga ei ole vaja rotoharjaga karta, kui ta sul õiget pidi pöörleb, et sa võid sellega edasi-tagasi liigutada. Ja tegelikult siis kohe rotor on siin hea lihtne, et ka naturaalne harjas on siin traatharja kõrval ühes, lased ka selle naturaalse jõhkuga üle. Ja nüüd pärast seda protsessi võiks olla libisemisala puhas ja valmis uuteks määrimisteks. Jah, et käid veel puhta lapiga korra üle, lükkad selle tolmu maha. Ja ta juba tõenäoliselt libiseb paremini, kui ta enne sul selle mustana oli. Aga ikkagi korralikuks hoolduseks võiks kuuma vahaparafiini triikrauaga siia peale panna. Et või kui nii-öelda triikrauda ja parafiini sulatada ei taha, et siis harrastussuusatajatele tegelikult ka sprei aerosoolid vedelade kujul parafiinid, et selle sama protsessi võiks ka ikkagi enne neid samamoodi ära teha. Aga sinul on siin vist olemas nii triikraud, on ka määrded, et ma arvan, et kui
stuudiopublikul on küsimusi veel puhastuse kohta, siis nüüd on õige aeg ja kui ei, siis ehk võib-olla liigumegi järgmiste tööetappide juurde ja vaatame, kuidas sa... Keerame esmalt lausti pudelitele korgid peale, et siin harjates ja tööd tehes tead omast käest, et on lihtne juhtmuma, et see purgid lähevad ümber ja siis on ühe korraga see kõik otsas. Aga parafiini panek tegelikult väga lihtne, et minul on siin tavaline nii-öelda trenni parafiin või hooldusparafiin, kuidas kutsuda, et sellel on kraadid ka peal, mis kraadiga panna, et Swixi puhul siin on see 145. Kui sul on eraldi määrde triikraud, siis nendel on termostaat peal, palju sa peale keerad. Et siin on see eriti lihtsaks tehtud, et on digitaalne termostaat, siin näha kohe, palju kraade on. Ja üldjuhul sa lähtud ikkagi sellest, mida tootja siin paki peal näitab? Jah, kodukasutajal küll, et paki peal on see välja toodud, et professionaalsel tasemel oled nii-öelda välja otsinud ja välja tunnetanud, et mingitel määratel, mis tahab mingis olukorras võib-olla kõvemat kraadi, võib-olla vähemat, aga see ei pea nii keeruline olema, et kodukasutajal paki peal, mis on olemas, see sobib. Nii, ja kuidas nüüd see protsess hakkab? See on, triikraud on kuum, kuidas sa ta kätte võtad või kas näita meile täitsa, kuidas profid seda teevad? Jaa, siin võib-olla jah, juurde rääkida on keeruline, et video näitab ise üle, et aga seda nii pea kandma, kui suusk näed, et suusa põhjal hakkab seda parafiini jooksma, kannata siia ühtlase joana. Natukene enne suusa lõppu jõudmist võtad juba selle parafiini klotsi raua küljest ära, et siis sul ei tilgu ja ei tule teda sellist liiga palju üle määra, et üle ujutada ei ole ka vaja, et suusk sellepärast paremini libisema ei hakka, et kui ta ühtlaselt kaetud on, siis sellest nagu piisab, et muidu kui sa siia seda liiga palju paned, siis üks triip ühele poole, teine triip teisele poole. Et neid meetodeid, kuidas peale keegi kannab, on ka erinevaid, et sa võid seda teha ka nii, et sa ajad selle kergelt soojaks, hõõrud seda siia suusa peale ja täies ulatuses siis. Aga sina teeks nende triipudena? Mina olen harjunud nii tegema, ma tean, et mõni teine teeb teistmoodi, et seal õiget ega valet selles mõttes ei ole, et see lõpptulemus on sama. Et mõni tilgutab, et seal see on eelistuse küsimus. Ja siis triigid selle peale kantud nii-öelda laiali siin suusa peal, et siin muud ei olegi kuni pidamisalani. See, kui ta läheb natukene üle, ei ole sellest hullu, et selle kraavid pärast maha ja pidamisala karestad üle. Ja siin sa silmaga jälgid nüüd seda, kas parafiin sulab või ei sula ja jälgid seda, et ta ühtlaselt oleks kogu suusa põhja ulatuses peale kantud, et kui on vanemad suusad, on võib-olla palju määritud juba, palju sikeldatud, kraabitsaga parafiini ära, et suusapõhi tegelikult kuju muutub, läheb kaardu, tulevad võib-olla mingid kuskile lohud sisse, et siis pead seda töötlema nii-öelda natukene rohkem, et ikkagi igale poole laiali ulatuks, aga see on jah küll, et parafiiniga nii-öelda põhja üle liiga kuumutada on juba suhteliselt keeruline, aga pulbrite puhul eriti, et vältida seda liiga kaua ühe koha peal hoidmist, et see liigne kuumus ühele kohale sellele plastikule, et seal on ikkagi mingi taluvuspiir, kus see plastik hakkab siis muutusi oma struktuuris tegema ja see selles mõttes seda suusapõhja natukene siis on oht kahjustada, aga parafiiniga on see suhteliselt turvaline, et ta võtab selle vahepuhvri seal selle kuumuse jaotamisega ära. See oli nüüd triiklaua versioon, sa rääkisid, et kui on ka kiirem versioon libisemisala töötlemiseks? Jaa, kui kodus ei taha selle parafiini rauaga ja puhastamisega tegeleda, siis ja võib-olla nii-öelda igapäevane suusataja ei ole, et sul talve jooksul tuleb 3-4 korda ette seda, et on vaja seda vahendit peale kanda, siis on erinevaid vedelaid parafiine, kus siis on laustiga viidud aerosolpudelisse, lased selle nagu deodorandi samamoodi ühtlaselt kogu suusa libisemisala pikkuses peale. Lased tal hanguda, see on olenevalt tootest ka samamoodi peale kirjutatud, et kui kaua sellel konkreetsel Swixi vedelal parafiinil on siin 15 minutit. Sa näed jälle, et ta muutub niisuguseks valgeks, hallikaks. Aga pärast sprei laskmist ei pea teda mingi üle švammilapiga midagi siin tegema või? Kui sul on vildipõhjaga kork, aga parafiini puhul ei pea. Mõnede kiirmäärete puhul on see, et see vildiga kork aitab
sul seda paremini laiali kanda, aga see pihustab niivõrd juba ühtlase kihi, et sul tegelikult ei ole seda vaja teha. Et aga kui sa kasutad mõnda sellist juba võistlusmääret, nii-öelda viimast kihti, et siis vedelamäärde puhul see vildiga kork aitab sul seda nii-öelda optimeerida natukene seda pealekandmist. Nii, ja kui see on alla kantud, siis läheb jahtuma, mis on... Jaa, et selle, mis sa siia alla kandsid, tegelikult nii vedelal kujul kui tahkel kujul, et ta natukene tahab ikkagi veel saada mingit järeltöötust, et kui sa selle tahkel kujul alla pandud parafiini siia alla jätad, et siis ta kuigi hästi ei libise, on ju, et see tuleb ikkagi siit kätte saada ja selleks ongi praegu paras etapp nii kaua seda teha, kui meil see vedelparafiin siin suusaninas hangub. Parafiini maha saadki tõmmata siis, kui ta on ära jahtunud, et kui ta ikka veel kuum on, siis veel ei tõmba, kui ta praegult on juba siuke leige, et see on okei, et lükkame ta maha. Selleks on eraldi, kas sul on soonekraabid või sul on siis kliistrikraabid, sest vahet ei ole, mõlemaga saab selle tehtud. Alustad alati soonest. Miks? Alustad sellepärast soonest, et siis sul on siin soone ümber veel see kaitseparafiini kiht olemas, et ikka juhtub teinekord, et sul tuleb soonest see kraabits välja, siis sa ei kahjusta lihtsalt suusapõhja ära, et sul on seal see parafiin seal selle kaitsena veel ees. Mis tööriista sa siis võtad? Nüüd võtsin sikli, kaabitsa, et neid on eri paksusega. See on 4-milline, on 5-millist, et see on jälle siuke eelistuse küsimus, mis kellelegi meeldib, endale meeldib paksem rohkem, aga kodukasutajal, kes nii-öelda igapäeva osana seda ei tee, et väga vahet ei ole, et kõigega saab hakkama, et lihtsalt kui ta on see peenem kraabits, et siis täie jõuga siia nii-öelda ühte punkti mitte peale suruda, et sa ikkagi ühtlaselt seda survet siia avaldad, et muidu võib juhtuda see, et lükkad sälgu sisse siia suusa kõrvale või suusa kanti, et seda puhastamist praegu alustasingi, et alati, et kui nii-öelda kante ka puhastad, et siis kasutada seda sikli nii-öelda lühemat otsa või serva, millega sa nii-öelda põhja ei kraabi, et siis sa muidu lihtsalt teed siia sooned sisse ja sul see sikkel ei tööta nii hästi. Et kaabitsa pikk serv on siis selle suusa talla puhastamiseks ja lühem serv oli siis kantide puhastamiseks. Jah, võib nii öelda küll, jah, et mina nii kasutan. Siin on ka suund alati siis ninast kanda. Ja protsessi teed nii kaua, kuni sa enam nii-öelda et ta on ühtlaselt sama tooni kogu see suusapõhi, et kui siia need parafiini kuskile on veel sisse jäänud siia suusapõhja struktuuri, et sa näed, et ta on tumedam või teise tooni erinusega et kuni parafiini enam ei tule ja sa näed, et see põhi on. Et laiguline võib olla ka selles, kui sul nii-öelda vanemad suusad ja palju määritud juba, aga sa üldiselt selle näed ikkagi ära, et kus seal on paksem vahakiht veel kuskil sees, et nii kaua tuleks sikeldada, et sa sellest kätte ja seda saad ka sellest aru, et sul enam siia lükates siia kaabitsa otsa peale seda vaha ei teki, on ju. Et siit nii-öelda tuleb juba täitsa põhjaplastiku musta tooni nii-öelda seda, et siis enam ei ole vaja sikeldada, et selle viimase puhastuse teeb ära sul nende harjadega, et kodukasutuses selleks võikski olla üks traathari ja üks siis nailonhari, et selle traatharjaga ongi see, et sa saad veel selle nii-öelda viimase mustuse, mis sul siia parafiinist põhjakülge jäänud on. Jah, et selle saad veel kätte. Et käsiharjaga jälle lükkad vastavalt vajadusele 4-5 korda, et sa näed, et sealt on jälle puhtam. Ja siis on tegelikult samasugune hari nailonist käsihari, et sellega lased siis veel poleerid üle, et jääb libe, et sa näed või tunned, et ta jääb libedam ja näed, et ta jääb läikivam, et poleerid selle libisemisomaduste parandamiseks ära, et veel nii-öelda siuke peentuunik sinna või siis kasutad, kui on rotoharjaga. Ja see, mis määrde sa valid, lähtud valdavalt siis ilmast, jah? Jah, et kodukasutajal küll nendel kõikidel pakkidel on peal see enam-vähem ilmavahemik, et selle järgi panna, et aga sinine parafiin, et sellega võid Eesti oluliselt panna talve algusest lõpuni, et enne kui rääkisin nailonharjaga üle käia, et siis sellega protseduur on
ja nailonit sa võid nühkida samamoodi edasi-tagasi. jaa, et seda ja võid nühkida põhimõtteliselt nii kaua kui tahad, aga et see ühest hetkest enam ei anna lihtsalt sul seda efekti, et võib-olla päris lõpuks kulutad määrde ära, aga nii palju annad, kui tunned ise, et no, et nüüd sai hästi, et. aga kas on ka pikem maraton, kuskilt olen kuulnud, et mõned panevad mitu kihti, et kas sellel erinevaid parafiine nüüd üksteise peale panek, kuidas sina sellesse suhtud ja mis nõu sa annaksid? Vaat see on nüüd selline asi, mis on ajas muutunud ühest äärmusest teise, et võistlustasemel täna mina ütlen, et olenevalt oludele ühest võistlusparafiini kihist sinna alla piisab, et kui sul on nad regulaarselt hooldatud ka, et siis ei usu mina sellesse, et see nii-öelda erinevate parafiinide üksteise peal ladumine seal väga palju mõjutab, et see viimane kiht on ikkagi see, et seal on jah, et kui on jäised olud, külm ilm, et siis kõva parafiin seal all võiks nagu ikkagi olla, et ja sa teatud määrad seda ka nii-öelda siis, kuidas öelda, toimivad sellega nagu paremini. Aga see oli siis nii-öelda tavaline treeningmääre, millega sportlased käivad ka sarnase määrdega, teed puhtaks, saadad sportlase trenni. Võistluseks nüüd, kui on sul suusk on eelnevalt töödeldud, räägime natuke võistluslibisemismääretest ka. Mis sa siis teeksid või mida sa mängu ja kasutusele võtaksid? Mis tooteid? Seal läheb siis juba selles mõttes asi keerulisemaks, et kui muidu sa nii-öelda trennis võid terve talve selle ühe sinise parafiini klotsiga ära panna ja mitte midagi juhtuda, üldiselt töötab kõikides oludes okeilt trennis. Siis võistluse puhul on juba rohkem tooteid vaja, et igale ilmale ikkagi on suht oma purk, et ja see nii-öelda kui floori ajastul oli see niimoodi, et üldjuhul ta tegi sul alati see floori asi paremaks selle ikka nagu päris märkimisväärselt. Siis täna floori vabade määretega on see, et ta võib sul olla täna kõige parem, ütleme, et 6-8 määrdest paned valikusse testi, lähed homme uuesti, ilm on natukene, lumi on natukene muutunud, võib see järjekord olla teisipidi, et nad on muutunud selles mõttes tundlikumaks ja selline ennustuse pealt, et nüüd täna ütlen, et mis 2 kuu pärast Tartu maratoniks olemas võiks olla, on selline, noh, ei ole nagu päris paikapidav asi. Et selleks tuleb ikkagi alustada 1-2 nii-öelda määrdest enda kodu määrdekohvris ja ise need nii-öelda ämbrid ära kolistada ja proovida, et nii-öelda kas võtad selle, noh, nagu kui mina lähen maratoni sõitma enda sellisel harrastussportlase tasemel, siis ega mina ka kodus ei tea, mis see tänase päeva parim määr on. Ma panen mingi asja tunnetuse pealt alla ja loodan, et see toimib ja lihtsalt lähengi selle peale välja. Ega me tõesti vist taimipaljakud ei ole, ilma ennustada ei oska siin ja määrdeid ka, aga toome näite, mul on ikkagi määrded olemas, mida me saame teha ju. Me saame tööprotseduuri läbi mängida ja vaadata, et kuidas, kui sul see pulbri, on siis pulbripurk sul siin, et kuidas see töö välja näeb. Ja natuke tutvustame ka neid, et mis variante on, et on pulber, on tegelikult ka sellised, klotsid olid ka varem olemas ja on ka nüüd, et lihtsalt töövõtted võib-olla on tekkinud mõned ka juurde, et kuidas lõppviimistlust teha. Aga põnev olekski võib-olla näha, et mis need töövõtted sinul kui täitsa koondise tasemel tippsportlaste määrimisel on. On sul eraldi töökaitsevahendid ka, mis sa... Paneme selleks juba ikkagi maski ette, et kuumused lähevad suuremaks ja osakesed ka pulber lendab rohkem kui see nii-öelda tavalise vaha alla panemine, et kui seda ma julgen nii-öelda panna ka ilma maskika, et seal tõenäoliselt suurt vahet ei ole, kas ma kodus küünalt põletan või nii-öelda seda tervise mõttes, siis võistlusmääretega ikkagi juba võiks panna maski ette. Loodame, et läbi maski me natuke kuuleme ka, mis sa räägid, et
või püüan ise siis juurde kommenteerida, et mida Kaupo siin tegema hakkab. Ehk siis meil on DSP 6, -6, -12. Tõesti mingisugune pulber siin. Jah, et see on selline jällegi kenale talveilmale, kus nii-öelda ei ole veel väga sulalumi ikkagi ja värskem lumi, et selle jaoks võiks olla igati ilusale talveilmale igati sobilik määre. Võõrad töövahendid paneme kõigepealt. Rihmad õige pikkusega. Nii. Et selle maskiga ka tegelikult, et miks see rihma pikkus oluline on, et kui ta sul siin lihtsalt kuidagi moka otsas ripub, siis ei ole tast nagu kasu, et üks on aru tehnilised viperused. Ja ma panen selle siia taha kogugi rippuma. Nii, võtad purgi. Nüüd, ega ta väga palju ei erine sellest, et kui sa hommikul võileiva peale soola või muna peale soola raputad, et aga siiski natukene see vilumus tekib, kui paar korda oled alla pandud. Võtad ta niimoodi mugavalt kätte, et see raputades, ega mul seda maski, seda pulbrit alla raputades ei ole vaja, et kui ma alles triikrauaga kallale lähen, et siis, et praegu rääkida ilma maskita parem. Et vaatad, et teda saaks ühtlaselt siia suusa peale, et ei jääks kuivi kohti. Et muidu see raud on kuiva plastiku peal head idee on ju, et kui ta hakkab sul sulama, siis sul oleks kogu see pind ühtlaselt ja kuidas see temperatuur on nüüd? Sellel peaks 160 olema, et enne paned termostaadilt selle temperatuuri paika, raual läheb natukene aega, et ta selle kuumuse saavutaks. Aga printsiibis on sama nagu parafiini kinni triikimine, et on ka pulbri puhul. Lihtsalt on see, et kuna temperatuurid on nüüd vähe kõrgemad, et selle ühe koha peal hoidmist nüüd muutub see olulisemaks, et sa muidu on oht, et sa kõrvetad selle põhjaplastiku ära. Et aga jällegi ma ütlen, et see risk võrreldes nüüd fluorimääretega seda põhja kõrvetada on selles mõttes väiksem, et sisaldavad seda sulavaid vahaühendeid tõenäoliselt natukene rohkem, et sa näed, et ta sulab ühtlasemalt siia põhja peale paremini ära, kui näiteks fluorimääred omal ajal sulas. Ja see triikimise protseduur on sama, et kui on raud, millel on nii-öelda kant on terava äärega, et siis on lihtsalt see, et kui ühe laksuga paned, et sa võid selle pulbri siit maha lükata, nagu siin natuke juhtus. Tasub vahepeal seda otsa tõsta ja nii üles, et rauad on erinevad, et muidu lihtsalt ülearune jookseb maha. Käid ta 3-4 korda üle, et sa silmaga näed, et ta on ühtlaselt igale poole ära kandnud ja ära sulanud, et seal midagi muud teistmoodi parafiini panekust selles mõttes ei olegi. Ja soont sa triikima otseselt ei pea, eks? Ei pea, see on jällegi eelistuse küsimus. Kui sa usud, et sa sul selle suusa kiiremaks teed, siis sa võid ka selle soone käia üle. Ja kui oled vahe nii-öelda pulbri peale ära kandnud, siis jah, keera temperatuur maha ja puhasta ka raua põhi ära, et siis ta sul lihtsalt ei tossa ja kui sa järgmist määret paned, siis sul selles mõttes ei ole selle vana määrde jääke seal, et sul on see triikraud puhas. Ja nüüd, kui sa vaatad siia lauale, siis teine toode samamoodi võistlusmääre, mis on klots. Ja nüüd, kui varem sa tihtipeale klotsi kandsidki lihtsalt hõõrusite suusa pinnale ja siis käisite kas külmalt korgiga üle või kuidas keegi mis töövõtt kasutas, siis nüüd see antud Sfixi maratoni klots on kõige mugavam on teda peale kanda selle villarulliga. Ja see näeb välja niimoodi, et selleks on vaja juba ikkagi siis seda rotoharja vahetad
selle harjase komplekti ära. Ja lihtsalt lased selle, natuke lasen selle tolmust ära. Selle klotsi siia villakarvade külge, harjaste külge, et tunda järgi niimoodi, sa näed, et ta võtab siia selle karva sisse. Näed silmaga, et sul see klots ise ka kulub. Ja siis kannad selle villarulli abil selle siia suusa põhjale ja ta on ka tegelikult väga lihtne protsess, et sa alguses täispööretega ära lase, et sul viskab ta lihtsalt siit karvastest kõik välja. Lased ta alguses väiksemate pööretega. Kogu suusa ulatuses laiali ja siis võid juba täis pööretega ja nii-öelda väiksema peale. Ma praegult avaldasin sellist natukene mõõdukat survet, mitte täie jõuga, aga õrnalt, et see siia nii-öelda suusa põhjale peale kanda ja siis lased juba kiirete pööretega üle, aga selle kiirete pööretega laskmisel enam jõudu või survet sinna peale ei avalda, et lased nendele harjastel ise teha seda tööd, et ta selle võimalikult ühtlaselt siia suusa põhja peale ära kannaks ja tegelikult sellega tihtipeale ei olegi nüüd enam vaja midagi teha, et kui sul on peenike nailonhari, siis mis on üldiselt siis pehmem nende siniste harjastega, nii nagu see on, et sellega üle käia, aga see on niisugune, iga kord seda ei olegi vaja, et ei pruugi kiiremaks teha, et see kohe nii-öelda villaga ei tege juba võiks piisata. Aga see pulbritöö, see peab ju jätkuma, eks, et siin on see alles triikrauaga alla sulatatud, et kui ta nüüd on ära jahtunud, siis läheb vist töö edasi. Sellega on nüüd täpselt sama tööprotseduur, mis tegime parafiiniga. Et see tuleb maha sikeldada, kui ta on ära jahtunud. Et selle kiirendamiseks seal võib see olla, et kui saad suusaruumist viia ta vahepeal õue jahtuma näiteks või oleneb, kus sa suuski teed, et praegult on meil, kuna see suurema temperatuuriga teda alla kandsime, et ta on veel käega katsudes võrdlemisi soe, aga et kui kodus teda maha hakkad võtma, ta võiks olla täitsa ikkagi maha jahtunud, jah. Et aga meil see praegult tööprotsessi ei muuda, et võime ta juba pool soojana siit maha sikeldada. Kui samal ajal sa tööd teed, et kui palju hooldemehena päevas neid sikeldamisi ette tuleb võtta, et on mõne paariga vist hakkama ei saa? Sõltub jah, siis ju sellest võistkonna suurusest, kes parasjagu stardis on, aga kui nüüd möödunud nädalavahetusele tagasi vaatame, siis üks päev sai kokku loetud küll jah, et ühe päevaga käis peaaegu 140 paari meil kamba peale laua pealt läbi, et kui see 140 paari võtta, et 2 suuska, suusa pikkus 2 meetrit, et ühte suuska sikeldad ikka üks 4-5 korda, siis päeva jooksul sikeldasime kamba peale paar kilomeetrit seda suusapõhja kaabitsega ära, et selles mõttes see tööpäev venib päris pikale, jah. Lihasmällu saab liigutus juba. jah, et see midagi erilist keerulist ei ole, et ma arvan, et kui see harrastussuusataja ka mõned korrad kodus ära määrib ja teeb, et siis ta ise õpib selle protsessi käigus, et see on nii selline intuitiivne tegevus, et silmaga nähtav ka kohe, et parim õppimine selle asja juures ongi praktika. Aga tsikliga maha ja siis on harimist. Siis on jälle sama, et kasutame traatharja, et viimaste jääkide kätte saamiseks. Et nüüd pulber tuleb juba tsikliga võetes võrdlemisi hästi ära, et seda traati ei ole siin vaja väga palju nii-öelda kasutada, et käid paar korda üle, et veel saada siit suusastruktuurist viimased kihid või osakesed, mis siin jäänud on, need kätte ja siis lased selle sama hobujõhviga või see on siis antud juhul naturaalse harjasena vist siga, et lased sellega ka üle ja on ka juba hea,
aga kui sul on, siis veel võtta viimase asjana poleerimiseks see pehme nailonhari. aga kui me rotost ka räägime, et mis siin valesti annab teha, mis survet sa avaldad, kui sa rotoharjaga tööd teed, et tuleb nagu kõvasti peale litsuda või kuidas see nõuanded on? Ei, kõvasti peale litsuda kindlasti ei ole vaja, et sa lihtsalt lühendad selle harja eluiga ja kergelt suusa kohal? jah, kerge mõõduka sellised, et ei ole vaja karta, aga ei ole vaja seal terve kerega nii-öelda seljas ka elada, et sa näed, tunnetad ise, et see harjas teeb oma töö ära, et jällegi oma silm on nii-öelda kuningas, et sa lihtsalt vaatad, et see suusapõhi oleks ühte tooni, et ei oleks nii-öelda teist tooni määrde laike kuskil sees. Ja viimase poleerimise teed veel nii-öelda, nagu ütlesin, selle nailonharjaga, et süksil on seda punast ja sinist, et neil on väike pehmuse vahe on, aga jällegi sellist kindlat soovitust ei ole, et üks on parem kui teine, et see on selline jälle meistri enda eelistus või valik. Ja sellega ka, eks nii kaua kui tulemusega rahul oled, et üldjuhul sihuke läigib päris hästi juba. Ja see oli nüüd libisemise osa täitsa võistlusmääretega. Ja tööjärjekorras oleks ka niimoodi, et ennem tegeled libisemisega ja siis tuleb klassikasuusatamise puhul pidamise juurde. Just, et kui suusk on puhtaks ära tehtud, et siis enne alati kindlasti libisemisega, et muidu kui sa nüüd nii-öelda oleksime enne siin pidamisosa ära teinud ja siis libisemise juurde läinud, on ju, et siis lihtsalt seda tolmu kandub sinna nii palju peale, et võib-olla on hea, teeb hästi libedaks, aga võib-olla pidamisega natukene siis pärast kannatada, on ju. Et kui sul on nii, et sa teed enne selle ära, siis pane siia mingid teibitükid ette, et kata ära, et sul see tolm ja teibina pead silmas paberteipi. Kerge liimiga, et MacGyverit ei tasu panna, et siis see nakkub siia suusa põhjale, et piim kinni. Kas meil on stuudiost küsimusi? On. Anname mikrofoni, saame siin ühe juurdeviivaid küsimusi ka. Selle skinni suusaga on, kas peab ka kinni katma selle karva? Ei pea kinni katma, et see skinni tegelikult võiks ise ka hooldada, kui sa libisemisotsi teed. Et siis võiks seda karva, seda keskelt ka pärast me teeme nagunii skinni hooldusel, me võtame skinni ette, et siis me saame täitsa vaadata. Et see, et siia seda tolmu natukene sisse lendab, teeb võib-olla ainult head. Et parafiini osakesed ikkagi muudavad seda skinni ka natukene hüdrofoobsemaks ja libedamaks, et on võib-olla lihtsalt kiirem, et sinna midagi peale lendab, et see lumi kulutab sellest niikuinii ära, et siin sellest ei ole midagi hullu. Aga sellega nüüd lähme pidamismäärde juurde. Jah. Sest pulbreid ja neid, nagu öeldud sai, võistlustasemel on neid sadu ja sadu, võib öelda, et igaüks saab ise neid proovida ja katsetada. Siin on muidugi ühe tootena võiks rääkida, on veel Top Finish vedelikud. Kas need olidki nüüd see, meie ennem kasutasime seda vist tavamääret? See oli tavaline vedelparafiin. Et see pealekandmisprotseduur on suhteliselt sama. Aga see on nüüd asi, mida tegelikult ka kasutatakse võistlusspordis? Jah, et täitsa tipptasemel võistlusspordis on, et tegelikult omal kohal mingil õiges ajahetkes võivad need kõik tooted olla, et ka need madalama otsaseeriad. Ja kuna sa nende vedelike juurde nüüd võistlus Top Finish vedelike juurde tuled, kas pärast pulbritööd enne või jah, need on ikkagi kõige viimase kihina peale, et see Top Finish seal toote enda nime sees ütleb ka selle ära, et see läheb viimase kihina. Ja selle jaoks näiteks antud toote puhul on küll väga heaks abimeheks see vildiga kork, et see pealekandmine on lihtsalt sul lihtsam ja optimeeritum, et piisab, kui sa lased seda 2-3 pihustust suusa peale, sul jäävad siia sellist kogu libisemisala ulatuses üldist 3 suuremat vedelikku laiku ja siis kannad selle vildiga selle ühtlaselt laiali, et jälle on see reegel, et see näeks, et on ühtlaselt igal pool, et ühti kuiva kohta ei ole. Ja nende puhul on jällegi natukene eelistuse küsimus, kas sa pärast seda
tahad harjata või mitte, et ja ei ole ka nii-öelda Õiget ega valet. õiget ega valet, et jah, et üks hetk võib ühel päeval võib olla see, et ta töötabki nii, et sa paned peale, rohkem midagi ei tee või siis poleerid ära, et kui ei ole just selline nii-öelda top coating, mis veel ikkagi selgelt sa näed, et aurustades jätab siia mingi tahke nii-öelda osakeste kihi peale, mis siis nii-öelda tahab seda poleerimist, aga selle antud toote puhul on see, et sa näed, et ta aurustub ära, siin ei ole enam mingeid nii-öelda määrde jääke pinna peal, et siis võib minna ja kohe kiire. Aga mõne ja sellega töö nagu ongi, lõpeb, et tahad harjad, tahad ei harja. Aga no selle üldise soovituse võib küll anda, et noh, et praegu meil oli see konkreetne toode on ju, aga et kui sa silmaga ikkagi näed, et siin on nii-öelda mingi vaha või parafiini nii-öelda kiht moodustub siia peale, kui see lahust sealt ära aurustub, et siis harjada ikkagi üle. Nailon. Jah, just. Hästi. No nii, nüüd Swixil on ka maratoniseeria määrdeid, DSP-laineid, tooteid on tõesti väga palju, aga tänasesse saatesse meil on oluline, et me saaks ka pidamisalatöötlused kenasti tehtud. Kuidas sa nüüd hindad, et on suusk on libedaks tehtud, tuleme pidamise juurde, millega sa alustad tööd? Ma vaatan, et siin on täitsa kare selline teist tüüpi põhjamaterjal või on tegu sama põhjaga, aga teistmoodi töödeldud? Et ei, see on nii-öelda mehaanilise töötluse tulemus on selliseks muutunud, et tegelikult kui sa poest suusa ostad, siis see keskmine osa on täpselt samasugune, nagu sul on need libisemisosad. Et aga lihtsalt seal peal see pidamismääre kuigi kaua ei kesta. Selleks liivapaberiga on erinevaid variante, et Swixil on eraldi selline krõpsuga, abrasiivne nii-öelda paber siin käib korgi külge. See on sama tegelikult, mis poest 120 liivapaber, et siia ka krõpsuga võid hiljem nii-öelda liivapaberit panna või ostad neid spetsiaalseid. Võid kasutada lihvimisklotse või siis nagu ütlesin, tavalise liivapaberi oma pidamismäärde korgi ümber. Ja number, millega sa meesterahvastel tuttav 120 on igati okei selle pidamisalaga arvestamiseks. Ja siin jällegi mõni teeb siksakki, mõni teeb ainult ühes suunas, mina ise liigutan ainult edasi-tagasi, et kui ei ole just esimest korda võib-olla ei karesta, et kui on nii-öelda suurema struktuuriga suusk, et tahad nii-öelda rutem tehtud saada, aga nii-öelda igapäevast nii-öelda uuesti enne pidamismäärde panekut. Siis käid üle selle? Jah, võib öelda küll, et alati, et mõnikord, kui ise tööpäeva lõpus kähku lähed ja on kiire, et siis ei juhtu midagi, kui sa iga kord ei käi, aga natukene ikka, kui läheb seda parafiini harjates siia seda parafiini sisse või määrid natukene vaha alla üle otste, et siis sa tegelikult muudad selle nii-öelda nii libedaks, et sinna jällegi jääb kehvemini see pidamismääre kinni, et siis sellega saad lihtsalt selle parafiini jäägi keskelt ära ja muudad selle pinnakareduse nii-öelda pinna karedamaks sellega, et see pidamismääre sinna kinni jääks. Ja on nüüd pidamismääretega on kahte erinevat sorti määrdeid, kui väga lihtsustatult üldistada, et on sulailmale kliistrimäärded ja on nii-öelda talveilmale tahked määrded. Teeme piltlikustamiseks, et kuna meil on üks suusk korraga siin laua peal, et teeme pool ja pool tõesti, et meil on, ütleme, pool suuska on vaja sulailmaks määrida ja teine pool oleks vaja siis miinus või tahke. Alustame tahkega, et see on võib-olla natukene algajale lihtsam, et esimene kiht võiks olla alati. Tahke tähendab seda, et ta on nagu siuke purgimääre. Jah, purgimääre, et ta ei ole siis see nii-öelda kleepuv vaigutaoline nii-öelda viskoossem määre, et alustada alati võiks krundist, kui sul krunti käepärast ei ole, aga on nii-öelda mõni sinine külmema ilma või nii-öelda kõvem määre, siis tegelikult sellisel tööpäeva lõpus minna sobib ka krundiks, et paned järgmine kord määret juurde ja saad 2-3 korda käia. Aga noh, need ei ole väga suur väljaminek, et see krunt kestab sul aastaid, et soovitan ikkagi muretseda endale see krunt ka. Ja
nüüd krundi allapanekul on ka see, et ei ole õiget või üldse pidamismäärde nii-öelda kihi paksusel ei ole ühte õiget vastust, kui paks see on. Et seda sõltub oludest, suusast, suusatajast, et seda jällegi kõik õpid sa ämbrit kolistades ja nii-öelda seda läbi praktika. Et aga noh, hakkame pihta, et ma näitan selle kõigepealt krundi paneku ära. Jäta see siis sulamäärde jaoks ja võta siis pool. Teeme otste peale siis tahkega. Krundiga on see, et kannatada ühtlaselt niimoodi jällegi ära, et sa näed, et sul on terve. Nagu rasvakriit oleks ka. Just. Mitte liiga paksu kihti krundiga panna. Aga nüüd krundiga on see, et see tahaks kuumutamist natukene, et ta siia põhja külge paremini kinni jääks. Saad ka selle korgiga, aga noh, parem on ta ikkagi kas siis puhuriga üle käia või jällegi triikrauaga. Ja korke on palju, siis määrde jaoks sa kasutaksid seda nailonkorki. Sünteetilist korki või on ka naturaalne kork, et selles ei ole vahet, aga seda vildiga korki nüüd, millega ma neid libisemise asju peale kandsin, seda kindlasti mitte kasutada. Et rikud omal selle korgi ära ja määrd ka laiali ei saa. Et pidamismäärde jaoks on jah ikkagi siis pidamismäärde korgid. Võtame siis selle puhuriga variandi, et ma kuumutan teda niimoodi, et ma näen silmaga, et ta hakkab kergelt siis nii-öelda sulama või teistmoodi tõmbama. Siin praegult on tugev karestus all, et natuke isegi liiga vähe sai pandud, aga paned teise kihi juurde, ei ole hullu. Et ajad selle selliseks ühtlaseks kuni pidamisala nii-öelda täitsa otsani laiali. Paneme siia veel seda vähe juurde. Et praegult liiga kuum ei olnud, kas pidamise juures ka seda pabertebiga kaitsed libisemisala või ei ole see väga oluline? See jah, et kui sa saad hakkama nii, et sa seda sinna väga kaugele üle ei aja, et siis ei ole hullu, aga kui kindluse mõttes võid panna paberteibiga pidamisala otstesse, et siis sul on seda nii-öelda üle korgiga nii-öelda lükkamisruumi seal rohkem, et pärast võtad paberi ära ja sul on ilus sirge jutt. Et sellist võtet kasutatakse küll. Ja sellega ongi tegelikult see krundi panek pandud, aga nüüd enne kui paned vahekihid, et krundile alati ikkagi peale läheb ka midagi. Aga nii kaua, kui ta võib-olla taheneb, siis teemegi sulailma krundi ka, et see, ma saan aru, et on teistsugune. Just, et see on kliistrimäärtena, et jällegi on eraldi spetsiaalne krunt selleks olemas, kui sul seda pärast käepärast ei ole, et sobib ka sinine, mõni kõvem lillamääre, et saad ka trenni tehtud, aga nii-öelda võistluseks määrimises lihtsalt see tagab selle, et sul see määre püsib ka finišini all. Kas sa oskad lihtsas keeles öelda, et kuna sa peaksid tegema tahkekrundi ja kuna sa sukeldud selle tuubi kallale? Et kas sa vaatad lund, on see temperatuur või täitsa proovi nagu lihtsale suusaharrastajale? Ainult temperatuuri vaatamisest seal ei piisa, et sul võib ka olla täitsa -5 kraadi väljas, aga lumi on selline, et ta nõuab ikkagi seda kliistrimääret, et kui ta on... Milline see lumi on? Kui ta on jäine, kui ta on juba läinud selliseks läikivaks jäetunud, juba ei ole enam värske lumi, vana lumi transformeerinud, et sa lihtsalt, kui tahke määre ei pea, siis on sinna tõenäoliselt, kui sa tahkega enam hakkama ei saa, on sinna vaja. Ma kodus suuski määrin ja sõidan kuhugi suusarajale, siis mul pole enam... siis mul on suusad juba tehtud. Et see tunnetus tekibki sul selle nii-öelda nende käikudega, kus ta sul ei pidanud, siis sa sealt vaatad, et ahaa, järgmiseks korraks. Et seal sellist... Aga krundi mõte on ikkagi see, et see peale kantav määre hiljem kauem vastu peaks. Jah, just, et hoida kinni neid peale pandavaid kihte sinna. Et teatud oludes võib see krunt ise ka toimida ja pidada, aga selleks ikkagi lähevad sinna peale. Aga nüüd krunt on niivõrd nii-öelda kõva kliistri mõttes, et ta nõuab enne natukene väikest kuumutamist, kui seda peale kannad, et ta on nii sitke, et sa muidu ei saa seda siit ilusti kätte.
ja sellega jällegi, et mitte krundiga, sama mis oli tahkega, et mitte teda liiga paksu kihina peale kanda, et sul oleks sinna pärast teisi määrdeid ka nii-öelda ruumi juurde panna, et seda tõmbad ühtlaste triipudena, lõpetad natukene enne enda nii-öelda pidamisala otsa selle ära, et sa pärast korgiga teed selle järeltöötluse sinna. Või siis kliistri puhul ma ikkagi juba soovitaks seda rauaga teha. Et triikrauaga. Jah, triikrauaga. Et sa võid seda kasutada, seda enda sama rauda, millega sa panid libisemismäärid, aga lihtsalt alati siis kindlasti puhtaks ära. Et selle nii-öelda raua põhja pealt saad selle kenasti selle pidamismäärdega kätte. Triikrauaga see protsess väga lihtne, et võtta temperatuuri maha sinna 90 kraadile, et praegult on küll kuumem, et ta nii ruttu ei jahtu, aga ei ole ka midagi hullu, et saab selle nii-öelda ära näidata, et nii kaua teda töötled, kuniks sul on ta ühtlaselt kogu ulatuses põhja peal laiali kantud. Ja tegelikult see, mis ma enne tegin puhuri ja korgiga tahkemäärde puhul, et seda võid triikrauaga täpselt samamoodi teha ka selle tahkekrundiga. Ta jääb lihtsalt kõvemini kinni ja saad ka ühtlasema pinna. Ja see, et kui ta alguses natukene kantidele jookseb, et sellest on nüüd hullud, selle puhastad pärast ära, kui ta on juba ära tahenenud või ära nii-öelda hangunud. Et selleks jällegi viita õue vahepeal, et praegult siia kohe teist kihti peale panna soojale määrdele hästi ei õnnestu, et muudab selle protsessi keerulisemaks ja tulemus jääb ka kehvem. Kui me räägime Tartu maratonist, pikk maraton, kas võib ka nii-öelda seda kliistrikrunti, ma saan aru, ta on niisugune tugevam, agressiivsem määr, et kas võib iga ilmaga ka kliistrikrunti, kui ma tahan saada kanget pidamist või sa pigem ei soovita seda? Ei, pigem iga ilmaga seda üldist soovitust küll ei julge teha jah, et kui sul ikkagi on värsket lund sajab ja miinuskraadide õues on, et siis selles libisemises võid päris palju kaotada, et sellist jah, üleüldistust päris igale ilmale ei saa teha. Aga iga ilmaga kas siis üks krunt või teine, et seda küll soovitad? Klassika suusatamise juures, et kui on värske lumi, teed tahke krunti, kui on agressiivne lumi, siis teed kliistri. Et kui jah, jällegi sõltub natukene, aga see on küll kindel, et kui on sulailm, et siis kliistri. Aga annan sulle 2 ülesannet. -5 värske lumi, Tartu maratonil 15. veebruar on sul see suusaosa ja siin tuleb meil +2 ja sulalumi, ütleme, ja 3 päeva tagasi sadanud lumi on läinud sulaks. Et mis moel sa määriksid selle suusa siis ühel juhul ja teisel juhul? Alustame siis sellest ilusa talveilma määrimisest, on ju, et protsess on lihtsam. Et Swixil selleks ilmaks olemas on selline määre nagu V40, mis sobib iga siis tahkemäärde vahekihtideks. Et selles mõttes alustasin natuke valesti, et selleks ilmaks, vaid et kui sa tahkemäärdega määrid, siis paned vahekiht sinna vahele, paned Swixi V40, 3, 4, 5 kihti olenevalt su suusast. Ja protsess jällegi väga lihtne, et nii nagu kruntigi kandsid peale, aga saad panna natukene teda juba tummisemalt, rohkemalt peale. Et siuke, näed, et ta liiga lainesse sul ei lähe, et sinna päris luitid ei teki. Ajad ta paari korraga laiali ja paned uue. Ja niimoodi neid kihte võid üksteise peale ehitada? Jah, aga seal tuleb ka selles mõttes tuleb ikkagi piir ette, et ühel hetkel, kui sa ta lainesse ajad, et siis on juba teda liiga palju ja see kihtide arv ikkagi tuleb
tuleb jällegi su sellest konkreetsest suusast ja suusatajast. Et noh, üks kiht on selgelt vähe, 3-4 sihuke. On juba võib-olla piisav. Okei, jah, just. Ja nüüd viimase kihina peale, kui sa ütlesid, et -5, et seesama V40 võib selle -5-ga sul ka sobida. Sealt X-il on see suhteliselt lihtne nii-öelda kangemaks ja hellemaks või kiiremaks nii-öelda minna, et see mida suurem number, seda tugevamaks pidajaks ta nii-öelda läheb. Ja soojema ilmaga. Tuleb kergelt värsket lund ka, et siis V40 peale viimase kihina võib-olla V45, et arvestussuusataja on see võib seal. Vahepeal sina Määri stuudio ka küsib meilt, tuleb ka siit publiku küsimusi, et vaatame, millega meid üllatatakse. Läheme sinna 15. veebruari siis, et 63 kilomeetrit, et mitu vahekihti, kas see käib suusa, distantsi aja, mille järgi? No distantsi aja järgi ta pigem ei käi, ta käib selle kilometraaži järgi küll natukene, et seal tuleb juba see krunt on, et kui muidu ütlesin, et sa võid trenni minna, aga nii-öelda paned sinise krundi, et noh, et siis selle 63 kilomeetriks ikkagi tuleks rauaga panna see korralik õige krunt sinna alla, on ju, et aga kui määrid ise. Et see vahekihtide arv on nüüd juba natukene rohkem sellest suusast ja suusatajast seotud, et see nii-öelda sellest, et sul see 63 kilomeetrit on, et noh, võib-olla paned ühe kihi nii-öelda nii vahele kui peale rohkem, et sul oleks seda kulu nii-öelda määret, mis sealt kuluda saab. On ju, noh, on seal siis ruumi rohkem, nii-öelda jätkub kauemaks, aga see on jällegi selline nii-öelda, kuidas öelda? Ei saa nii vastata, et ei ole, see suusamäärimises ei ole seda täit nii-öelda õiget ega valet või puhast tõde, et kui ma ütlen nii-öelda enda suusale, et ütlen vahurile, et kuule, et ma panin 3 kihti ja peale panin ainult 2 ja väga hästi kõik, on ju. Vahur määrib samamoodi ja läheb, ei pea ühtegi tõuget seal tehvandil, Ja nii on sportlastega ka vist maailmakarika etapil, et mõni tahab 3 lisakihti saada juurde ja teine ütleb, et tal juba toimib ja. Jah, võib nii minna ka, et selleks ongi jah oluline tunda seda sportlast, keda sa määrid ja enda suuski ja enda võimekust, et seal võib olla see, et võib-olla nii-öelda täitsa vale määre ka kohal sammugi ei pea, on ju, et noh, et kui määre õige on, siis tõenäoliselt midagi ikkagi võiks pidada, aga see noh, sellist reeglit anda, et nüüd 3 kihti ja see on nagu kõik okei, et noh, see on niisugune väga pigem 3 kihti kui 1 kiht, eks? Jah, et kui sa Tartu maratoniks, pane pigem 4. Nii, see suusk on juba mitu kihti saanud. Aga jällegi see, et pane pigem 4 või 3, sa saad ju seda kihti panna ka nii-öelda nii palju, kui sa seda sinna alla paned, et võib-olla minu 1 kiht on sama palju kui sinu 2 kihti või vastupidi, et sellest seal ongi, et see on niisugune tunnetuse küsimus. Kui sa siin sellel kaabitsal kasutasid ühte serva, teist serva erinevalt, kas korgil on ka erinevad meetodid, millega korgil ikkagi ainult kasutad seda ühte põhja külge selle määrimiseks, et laua peale ka alati pane see pool, mis sul käes on, et selle paned nii-öelda laua peale, et siis ei määri oma lauda. Aga vaatasid tegid ka kante ja soond, kas selle sama korgiga töötled ka neid või kuidas sul? Sa võid selle sama korgiga käia õrnalt selle üle, aga kandid ja soone ikkagi selle sama soonekraavitsaga. Nüüd, kui see on ära jahtunud, puhastad ära, et siin on nüüd eriti oluline see, et sa puhastad seda alles siis, kui ta on ära jahtunud, sellepärast et seda sooja määret sealt nii-öelda on lihtsalt raskem kätte saada, et ta ei jookse sul selle kraavitsa peale just. Et soonega on üsna lihtne, et lükkad selle, mis sinna määrimise käigus keskele läinud on, lükkad ära ja võtad lapi sisse puhtaks. Ja kantidega kasutad samamoodi seda nii-öelda soone kraavitsa siis nurka. Kerge nurga all siit tõmbad soonet puhtaks ja näed, et ta jookseb ilusti sul siia kaabitsa peale. Ja tõmbad need kandid puhtaks ja siis on sul see, et võiks justkui olla, et küljed on ilusti puhtad ja mingit üleliigset määret siin nii-öelda külgedel ja suusa nii-öelda päris küljepinnal ei ole, et kui on vaja, ma ei tea, kuskil
jäljest välja astuda, triibida, pöörata, et nii-öelda vältida seda, et ta kuskil ootamatult kinni tõmbab või lihtsalt võiks suus kiirem olla. nii, ja kui kiiresti nüüd Hügieeni küsimus. kliistri puhul ka üle käia, et meil need saate parameetrid ei jääks siia pooleteise tunni sisse, siis tee üks kiire kliistri katmine ka siia. Krundile nüüd kliistri peale, sa andsid enne parameetrid ette, et sulalumele määrida, sulailmale, et see on väga lai mõiste, aga praegu meil siin laua peal on universaalne kliister, et see võiks kodukasutajal... Mis juhul sa kasutad universaalkliistrit, et küsime siis niimoodi, et sul on see määre, et mis lumetüübiga ta võiks minna? Et no ütleme niimoodi, et kui on juba ikkagi vana lumi, ta ei ole siis värske, nii-öelda märg alla sadav sulalumi, et siis vaadata sinna Swixi puhul KX65 punaste poole, et vesisem märglumi. Et kui ta on selline, noh, kuidas öelda, sulatanud juba mõned päevad, on tera läinud suuremaks, siis universaalne, sinna natukene lillad sisse võiks trennis. Aga Tartu maratoni puhul on ju see hea, et Swix annab ka oma määrdesoovitusi inimestele. Ja Swix annab kindlasti määrdesoovitusi ja raja peal on ka see, et kui sa oled ise oma kodus suusad määrinud ja sul ei ole nagu väga täkkesse see asi läinud, siis teeninduspunktidesse jõuad, siis seal on juba õige määrdega abilised olemas, et jällegi... Aga saab ka enne maratoni minekut nõu küsida kindlasti? Jah, saad enne maratoni minekut nõu küsida ja noh, kui sa esimest korda nii-öelda hakkad seda kliistrit määrima, siis noh, too vii need suusad kuskile, et ära päris selle nii-öelda eksperimenteerima selleks 63 kilomeetriks nende määrtega hakka, et see on pigem selline praegult nii-öelda alustavale, et et tahaks ise trenni minna. No endale hea pusida, aga no vaatame, kuidas see krundi peale see määrdepanek... See on täpselt samamoodi, nagu sa panid seda krunti, lihtsalt nüüd doseerimine natukene muutub, et kui sa seda krunti ütlesid, et pane õhukese kilena, siis neid läheb juba nii-öelda kliistri puhul seda universaali, kui V40 panime nii-öelda mitu kihti ladusime peale, siis selle kliistri paned sa ikkagi ühe panekuga nii-öelda ühe määrde. Et neid mitu kihti ei tee, vaid... Et kui sa siia nii-öelda pealt katad mingi teise määrdega, et siis küll, aga muidu jah, et selle doseerimise ikkagi ühe korraga ära teha, et ja siin on nüüd küll see, et see määre on näiteks, kui krunt tahtis sooja saada, siis praegult on toas nii soe, et näed, et see universaal nüüd voolab juba siit nii-öelda iseeneslikult kerge survega siit tuubist välja, et hoia seda korki, nii-öelda pane see kiht ära ja puhasta see ots ära, tuubi ots, et sul muidu pärast kõik töövahendid, laud, käed kleebuvad, et vahet selle korgi siia ilusti peale. Puhastad võib-olla puhastusvandi lapiga kohe ära ka. Ja nüüd laiali ajamiseks on jällegi võimalusi on erinevaid. Üks lihtsamaid, võib-olla kiiremaid on see enda pöidlaga laiali ajada. Et kui ma ütlesin, et praegult oli juba piisavalt pehme soe, et ei ole vaja teda puhuriga kuumutada, aga kui sa näiteks paned mingit sitkemat määret, sinist lillat, siis ajad ta puhuriga korraks üle ja siis selliste ringete liigutustega natuke ajad ta laiali. Eesmärk on ta lihtsalt saada ühtlase kihina sinna. Ja võimalikult ühtlase kihina, et sul ei jääks siia nii-öelda päris luiteid laineid sisse. Aga miks sa triikrauda enam ei kasuta või ei soovita või võib ka triikrauaga? Sõltub jällegi oludest ja, et mõnikord võid, kui tahad hästi õhuks, et mingit kihti saada peale, et häistele sellistele kiiretele oludele, et siis võid ka rauaga, aga noh, see on selline, jällegi läheb liiga spetsiifiliseks ära. Aga korgiga võid sa küll, et kui sa ei taha selle näpuga, siis sa tegelikult võid selle laiali ajadega väga kenasti korgiga. Et saab ka
kenasti hakkama ja jällegi praegult on see, et soon on täis, küljed on siin natukene, et viita õue jahtuma ja lükkad selle nii-öelda külmast peast pärast selle soone ja kliistrist nii-öelda puhtaks, et noh, et praegult ta jahtuma ei vii, et need kohe saab ka puhtaks, aga ta nii-öelda jääb ikkagi natukene venib ja kui ta on külm, siis ta tuleb sul konkreetselt ühe lükkega siia kraavitsa peale ära ja saad ta puhtaks. Põhimõtteliselt on sellega ka töö tehtud. Jah, et kui nii-öelda enam sinna nii-öelda oma retsepti sisse mingit tilka punast või tilka lillat nii-öelda ei pane, et kui paned, siis on jällegi, kas paned ainult keskele või segad laiali, et neid nii-öelda variatsioone ja variante, et see on kõik praktikas nii-öelda. See on juba kunst. Jah, just. Aga lähme veel, meil on üks peatükk veel täna, see on skin-suuskade hooldus. Et oleme näinud siin pulberdamist, parafiinimist, pidamismäärde panekut nii kliistri kui tavamäärde puhul, et võtame ühe skin-suusa ka ja käime üle, et mis hooldusvõtteid sellega siin teha saab, tuleb, peaks ja võiks. Nüüd libisemise otsa kõik täpselt samamoodi. See jala on sama nagu teisel suusal, et siin midagi muud ei ole ju. Ja nüüd samamoodi nagu need libisemisalad määrduvad mustaks, siis karva puhul on seda nagu eriti hästi näha, et sa näed, et see karv kohe muudab värvi, siia jääb see sihuke nõgine mustus, mis sealt lume seest on siia kinni, siis selle jaoks on eraldi karva puhastamiseks eraldi nii-öelda puhastusvahend, et ta on selline mitte väga tugev lahust, et ta ei võta seda skinni liimi siit lahti, aga piisab, et sellest nii-öelda mustusest jagu saada või puhtaks saada. Ja sellega ülimalt lihtne. Võtad jällegi tüki paberit, voldite niimoodi natukene kokku ja pihustad selle paberi niiskeks märjaks ja noh, puhastad nagu oleks sul mingi plekk või jook jäänud, ma ei tea, vaiba peale, et diivani peale, et see selles mõttes puhastad teda täpselt samamoodi. Et kui sul on mõni määrdunud skin, et siis sealt on seda efekti paremini näha. Ja see puhtaks ta nii saadki ja nüüd, kui sa seda skinni natukene, et ta tahad, et ta võib-olla paremini libiseks ka, siis on eraldi täitsa nii-öelda vastavalt ilmatüübile. Need kraadid on jällegi peal. No leidsin ühe. Nii, siin on jah näha, et on täitsa, siin on mingi rajast tulnud kliistriplekke ja on nii-öelda lihtsalt kevadist mustust. Et sellega justkui enne natukene loksutada, et siin, kui seal on mingid lisandid veel, et läheb laiali, nii-öelda seguneb ühtlaselt ära. Aga protsess on sama. Protsess on sama jah, et ega see karv sul nii-öelda täitsa uueks ei lähe, et ta kuidagi sul seda selles mõttes, kui on ikkagi kulunud juba natukene ja et seda ei muuda, aga siin on nii-öelda need määrde jäägid, mis sealt rajast või nii-öelda mina olen oma kliistrisuusaga ees läinud, et sa saad selle lahustiga siit nagu ikkagi lõpuks kätte, et siin on samamoodi, et võib-olla tahab natukene rohkemat nii-öelda pikemat ja põhjalikumat puhastamist, et kui see on nii-öelda see kliistritükk on ka siia jäänud nii-öelda üle suve juba sisse hanguma, et aga nii lihtne see ongi. Nii, aga mis veel? Saime puhtaks skinni. Et see skin jah, natukene libedam oleks, siis nagu ütlesin, kas kasutad neid spetsiaalseid vahendeid, et need on sellise mugava svammi otsaga ka, et sa käidki lihtsalt sellega need karvaosad üle ja ongi kõik. Aga kas see peaks vahepeal kuivama ka või? Jaa, selles mõttes, et kohe sellele lahustile peale ikkagi mitte kanda, et
see nii-öelda puhastusvahend samamoodi nagu enne otstega tegime, et lasid talle ära hanguda ja kuivada, et aga noh, lihtsalt siin nii-öelda harjamist, mis sa libisemisotstel tegid, et seda ei tee, aga üldjuhul sa neid nii läbi ei niisuta ka, et praegu, kui sa nii-öelda käega katsud, et on tegelikult selle lühikese ajaga juba ikkagi ära kuivanud. Meil on stuudiopublikust küsimusi vist tulemas. Kas on nii? Ma tahtsin küsida, et kas ma võin minna tanklast võtta 98 ka kütust ja sellega puhastada või on see oluline, et puhastatakse õige vahendiga? Ei, puhasta ikkagi õige vahendiga, sest et see 98 võib sul selle karva siit lahti lahustada, et ta on siin liimiga kinni ja lähed suusatama, siis sul pärast seda karva seal all enam äkki ei olegi, et jällegi, et see üks väike potsku kestab sul mitu hooaega nende karvade puhul ja see ei ole mõtet minna seda 98 sealt tanklast ostma, et kindlasti mitte. Kas on veel jäätumise võib juhtuda ka, et skinni ribad lähevad või naharibad hakkavad jäätuma või võtavad nii-öelda lumeklompe kinni, pakivad, et seesama toode, see nii-öelda Skin Boost Sixi puhul, et seesama aitab ka seda vältida, aga kui sul seda ei ole, aga sul on näiteks sinist parakat või mingit muud parafiintaktajat, siis hõõrud seda lihtsalt peale ja aitab ka. Või kui sul tõesti on, ma ei tea, mingi riigipüha ja ükski suusapood lahti ei ole, aga sul on kodus teeküünal, et siis sellele skinnile võid seda ka peale hõõruda, et kui käisid proovimas uksest väljas ja võttis hullud klampe alla, et siis see lumekristalli ei hakka sinna... Jaa, et sa muudad seda ikkagi, vaha teeb ta hüdrofoobsemaks, et see aitab seda juba vältida ja parandada. Et kui peaks nii olema, et spordipoodi kodus ei ole ja spordipoodi ei saa. Aga kasutame nüüd saate lõppu veel küsimusteks. Meil on siin publikul kas suusahunte kui palju, et kellel on midagi küsimusi tekkinud. Eks see väga nüansirohke valdkond ole ja tõesti nagu kunstnikega tegemist on nende hooldemeestega. Tunni ajaga jah, et kõiki võimalikke variante nii-öelda lahti rääkida, et väga keeruline, et saab aga no mõte oligi töövõtetele pilgu peale visata, et selle vist sai täitsa ülevaatlikult üle kaetud. Jah, ma arvan küll, et põhitöövõtted said küll läbi käidud, et kuidas keegi teeb võib-olla ühtemoodi, keegi teeb naamoodi, et suusamäärimises seda õiget ega valet on nagu raske defineerida, aga meil on küsimusi küll. Mul jäi enne küsimata, kas kliistrile võib peale tahked määrid tõmmata? Jah, et sellel on ka täitsa nii-öelda oma koht erinevates oludes, et kui mõnikord on see, et just, et kaotad kliisti ära, saad pidamise paremaks, aga kaotad libisemises, et see on jällegi selline õppimise ja vastavalt olude nii-öelda koht, et jällegi siuke, kui ilm hakkab muutuma, et läheb sulalt üle nii-öelda miinuse poolele, et siis võib-olla kliistril nii-öelda paned sinna õrna kihi tahked peale, saad just suusa pidama, et tehakse ka selliseid asju, jah. No nii, kas meil on veel küsimusi? Ja ikka tuleb. Suusad olid kivilis. Kas on mõistlik panna mingit pehmet parafiini? See on ka ajas lähenemised natukene muutunud, et aga see halba kindlasti ei tee, aga et ta peaks olema eraldi just pehmem, seda ma ei ütle, et sa võid selle sama sinisega ka seda teha, et tegelikult see suusapõhja materjaliks olev plastik, et see on nii kõrge molekulaarsuse ja tihedusega polüetüleen, et seal tegelikult mina sellesse ei usu, et seal on nii-öelda mingid poorid, mis kuskile sügavamale ulatuvad, et see mikroskoobi all seda põhjamaterjali lihtsalt vaadates, et seal ei paista neid poore nagu olevat, minu hinnangul ta ei pea olema eraldi just nüüd see hästi pehme selline võine rasva, aga see midagi halba ka ei tee, et peaasi, et sa nii-öelda mingi parafiiniga sealt üle käid, aga põhiparafiin ikka hiljem peale. Jah, just. No nii, kas meil on veel küsimusi, millele
vastata, aga igatahes selle Sfixi esitluse, mis me siin ka selja taga oleme läbi vaadanud, selle ma panen Suusaakadeemia kodulehele ka ülesse, / loengusari ning täname kõiki, kes meil stuudios vaatasid. Kaupo, sina, et sa järgmine kord, kui ma ei eksi, lähed Tour de Skile, mine vahepeal puhka lõõgastu veespaas. Meie toetajate poolt täname Sotsiaalmeediat meie videolahenduste eest ning loomulikult Sfixi, kes kõik selle tänase episoodi järelvaatamises teieni toovad. 2 kuud jääb siis Tartu maratonini aega, teeme trenni, ootame lund ja Tartu maratonil näeme. Aitäh kõigile! Aitäh!